No nii, kas ma olen nähtav ja kuuldav? Jaa, pilt on olemas. Nii, tere kõigile. Ma vaatasin kohale tulnute nimekirja, et teie hulgas on selliseid, kes on väga kogenud ja kes omavad ka standardit ja siis on ka selliseid, et kellega mul ei ole kontakti olnud, aga võib-olla olete ka väga kõvad istutushundid ja valdate seda teemat suurepäraselt. Aga vaatame, mis mul õnnestub siis oma 20 minutiga teile rääkida. Et teemaks oli niimoodi, et kuidas valida siis istik ja kuidas õigesti istutada, et noored puud ei hukkuks ja hästi kasvaksid. Ja ma püüan siis seda teha niimoodi, et selle asja selgeks tegemiseks kuluks ilmselt 2 aastat koolis käia vähemasti ja praktikaid kõvasti teha. Ja minul on ikkagi praegu võimalus nüüd rääkida sellest, et kuivõrd aitab standarditele tuginemine siis ära hoida selliseid tõsisemaid apsakaid ja me oleme selle siis teinud koostöös Maastikuehitajate Liiduga selle koolituse, nii et mis praktilises elus probleeme valmistab, et seda siis kuulete ka Tarmo Loiti käest. Aga mina siis lähen oma teema juurde ja vaatame siis niimoodi, et hakkame sellest peale, et miks üldse siis, ühesõnaga ma räägin 2 standardist, et istikuid ma räägin siis teise osa põhjal, istikute kvaliteeti ja istutamist siis osa 4 põhjal, sellepärast et Sulev ütles ka seda, et puuhooldustööd algavad tegelikult õigest istutamisest, nii et ma lähen siis otsapidi 4. osasse ja alustan teisest osast. Et seda uut standardit, seda teist osa oli siis vaja sellepärast, et väga paljud teist ju teavad, et kunagi on olnud istikute standard juba olemas ja tegelikult see aegus, et see tühistati 2015. aastal ja siis tegelikult üldsegi 5 aastat ei olnud üldse mitte mingit sellist õiguslikku alust, mille põhjal üldse mõõta kvaliteeti, et kas see istik kuhugi kõlbab või siis mitte. Ja standardite teine hea pool on see, et ta on ikkagi selliseks kõigile osapooltele siis nii projekteerijatele kui ka siis töövõtjatele, hangete kuulutajate, väljakuulutajatele, hankijatele, siis järelevalve tegijatele, pakkujatele, et ta on selline ühine dokument, et ütleme nii, nagu võõrkeel on, võtame või inglise keele, mis on siis kõikidele selliseks ühiseks keeleks. Osadel on emakeel, osad on õppinud, aga kasutada saab ja hakkama me saame. Et ega väga pikalt saa võrrelda, et mis uues standardis on teisiti kui vanas, aga et üks niisugune asi, mis on teistmoodi täiesti, kui ta enne oli, et kui enne määrati istiku, ütleme suurusklass siis kõrguse põhjal, et vot sellest kõrgusest selleni ja siis järgmine kõrgus, siis praegu tegelikult see on nüüd Euroopas kehtivate nõuetega ühildatud ja istiku selliseks suurusklassi juhtparameetriks on tüve ümbermõõt. Nii et põhimõtteliselt õieti ümbermõõdu klass, et me ei räägi siis läbimõõdust, vaid me räägime alati ümbermõõdust ja neid asju ei tohi segamini ajada väikeste puude puhul. No mis vahet seal on, kas ma 3,14 korrutan või jätan korrutamata või jagan hoopis vastupidi. Nii et sellest ei tuleks segadust, et see asi tuleb endale teadvustada. Ja siis on tulnud juurde ka selline uus mõiste, õieti nagu istikute valikut on laiendatud, et on kirjeldatud ka siis selline grupp istikuid, mida vana standardis ei olnud, et olid küll maast algava võraga puud, mis on siis üldjuhul püramiidvormid või ka madalale tüvele poogitud keravormid, et need vana standardis olid, aga ei olnud mitmetüvelise istiku mõistet. Ja kui te nüüd seda sinist kirja siin vaatate, et selle ma olen siis võtnud punktist 4.7 selle näite, ma eeldan, et tänane jaotusmaterjal, et see on nagu nii kontsentraat, et teil kõigil on ikkagi standard töövahendina olemas ja kellel veel ei ole, siis Laur Lõhmus rääkis väga kenasti ära, kust selle saab. Ja aga siin ma teen vihjeid küll mõningatele punktidele, et standardi punktis 4.7 on siis kirjeldatud, et mida mitmetüvelise puu all mõeldakse ja see siis tähendab seda, et võra peab hakkama suhteliselt madalalt ja ta suht madal puu ka, sest et kui oleks meil 30 meetri kõrgune mitmetüveline puu, siis see lihtsalt kukuks lõhki. Ja siin on sinises kirjas näide toodud, et mis siis selleks sobivad, neid loetakse puudeks, et Age küsib seal vahepeal,
et see on nüüd eraldi kirjalikult vastatav küsimus. Et mõned toomingad ja kirsipuud ja mõned viirpuud, mis on tüvipuudeks kujundatud madalatüvelisteks puudeks ja nii edasi. Ja üks uus asi on ka see, et vähendatud on tegelikult tänavapuudelt nõutavaid minimaalmõõtmeid, et kui enne olid nad minimaalselt 4 meetrit ja 2 meetrit pidi olema oksavaba tüvi, et siis kuna istikuid ei ole saada piisavalt, et siis siin on lubatud kasutada uue standardis ka natuke väiksemaid puid, eeldusel, et nende muud kvaliteedinõuded vastavad standardile, et ei ole siis keelatud defekte ja puud näevad välja siis nii, nagu nad peaksid välja nägema. Et selle mitmetüvelise puu näiteks, mul on siin üks illustratsioon, need on Tartu Kesktänava hobukastanid, Tartu inimesed teavad, et nendega on üks igane rist ja viletsus olnud. Et nagu sai just öeldud, et 20-30 meetrine puu ei saa olla mitmetüveline ja Tartu Kesktänava hobukastanid seda just on ja nendega on kurja vaeva nähtud ja nad ikkagi harunevad tegelikult maapinna lähedalt. Nii et algselt ei olnud need istikud üldsegi standardsed, aga tuleb ka au anda sellele, et nad on istutatud siis, kui standarditest keegi veel midagi ei teadnud ja neid mitmetüvelisi puid ei olnud kirjeldatud. Nii et see mitmetüvelisus peab tegelikult olema loomuomane sellele istikule. Ja siin ma toon nüüd välja, et kuidas mõista nagu seda optimaalset kõrgusvahemikku, et kui suurusklass on tüve ümbermõõt sentimeetrites 1 meetri kõrguselt, et siis üldsegi esimene kaubanduslik suurusklass on ümbermõõduga 4-6 sentimeetrit, et selline intervall. Ja sellise puu kõrgus ei tohiks olla üle 2,5, mitte et ta peab olema vähemalt üle 2,5 meetri, vaid ei tohiks olla rohkem. Ja siin ongi, ma olen siin rehkendanud hallis kirjas, ma ei eelda, et see teil meelde jääb, et ei peagi jääma, te ei jõua lugedagi, aga et ei tohiks ületada seda kõrgust, mis siin antud on. Et intervall on antud, sest puuliigid on erinevad, standard kehtib ju kõikide puuliikide kohta ja loomulik kasvuviis on puudel erinev. Aga tuleks vaadata ikkagi seda, et see kõrgus ei oleks suurem kui siin ette nähtud. Ja miks nii, et kõik ju tahavad suurt puud saada? Ikka sellepärast, et kui puu on pikk ja kui tüve ümbermõõt ei ole järgi tulnud, et siis see tähendab seda, et puu on koolitamata, puutüvi on peenikene ja ta ei suuda oma võra üleval kanda ja pahatihti tal puudub ka see normaalne võra. Ja siit ma olen nüüd teinud rasvaseks siis selle mõõdu, millest alates algab siis nagu standardi järgi lubatav linnapuu. Ja siin ma nüüd ütlen küll, et see oleks nüüd projekteerijatel vaja teada, et kui nemad näevad ette, et vaat see 12-14 ümbermõõduga puu, et see on nendesse konkreetsetesse tingimustesse liiga väike, siis nad võivad sinna panna või minu pärast 35 sentimeetrise tüve ümbermõõduga puu. Ja leping on siis see dokument, millega aktsepteeritakse seda projekti ja kui nüüd töövõtja on võtnud selle töö külge, kus arhitekt on näiteks ütelnud, et vaat 25-30, et siia kohta väiksem puu üldse ei sobi. Kui tema on selle töö võtnud ja lepingule alla kirjutanud, siis on tema asi otsida niisugune puu välja, kust iganes. Aga muidugi arhitektil on ka mõistlik teada, et kas see on nagu reaalne sellist puud üldsegi saada siis, et võibki jääda otsima. Nii. Üks selline, lähengi tagasi veel, et üks selline kriteerium ka veel on, et puuvõra peab moodustama, standardse istiku puuvõra peaks moodustama vähemalt poole puu üldkõrgusest ja siia paremale poole ma olengi toonud siis välja, et kui kõrge see tüvi siis peaks olema. Üsna varsti ma selgitan ära ka, et mis see tüvi on, mis on tüvi pikendus ja mis on võra ja mida me siis mõõdame, aga olgu ette rutatud, et tüvi on puu see osa, mis algab juurekaelast ja lõpeb esimese põhioksaga, et siis me räägime tüvest. Ja see, mis sinna võra sisse ulatub, see tegelikult tüvi ei ole enam, et see on tüve pikendus. Nii et ma jätsin, et seda sama asja kirjeldatakse siis punktis 7.1.7. Nii, okkaspuid kirjeldatakse siis ka, et nende juhtparameetriks on siis kõrgus nagu ennegi ja laiuavõraliste puhul on siis võra läbimõõt ja
ja püstise võrraliste okaspuude puhul on siis nõu või ka mullapalli mahud erinevate sugukondade puhul erinevad, et küpressilistel võib see natuke väiksem olla, männilistel peab see natuke suurem olema, seda ka vana standardis sees ei olnud üldsegi. Nii, ja kui nüüd lähtuda, et ka standardist või siis määrusest 112, et inimesed kasutavad siin Tallinna rahvas teab, mis on määrus 112, võib-olla maaomavalitsustest ei teata ka, et see on siis Tallinna linnavalitsuse käskkirjaga kehtestatud nõudeid istutustööde kvaliteedi kohta, kui on öeldud, et sellest tuleb lähtuda, et siis ja kui ta on lepinguliselt vastu võetud see töö, siis tuleb sellest lähtuda, et leping on alati ülimuslik. Nüüd me võime rääkida tegelikult, kui me istikut läheme ostma, et me võime rääkida tegelikult ka varjatud defektidest ja nähtavatest defektidest. Ostjal on alati õigus, tarbijal tarbijakaitseseadus, võlaõigusseadus ja veel muud õigusaktid ütlevad niimoodi, et esimese aasta jooksul, kui nüüd ostja sai istiku, millel olid varjatud defektid, et siis tal on õigus pöörduda, esimene asi, mis ta peakski tegema, ta peaks tegema nüüd müüjale kirjaliku pöördumise, tooma need defektid välja kõik ja vot esimese aasta jooksul pärast varjatud defekti ilmnemist on müüja kohustus tõendada, et see ikka ei olnud tema viga, et see on nagu ostja viga, et ta tegi midagi valesti, ei kastnud, ei hooldanud, tegi muid selliseid vandaalseid tegusid selle istiku kallal ja kui 1 aasta on möödas ja ostja ei ole seda defekti avastanud, avastab näiteks 2. aastal, siis on see ostja kohustus selgitada ja pöörduda Tarbijakaitseameti poole selle probleemi lahendamiseks. Ja üks selline varjatud defekt on siis niisugune, et ikkagi need asjad, mis ei paista, et seoses juurtega. Standard ütleb niimoodi, et istikul on tehtud juurehooldust või see on ümber istutatud vähemalt 3 korda või 3 üksteisele järgnevate suurusklassi vaheliste intervallidega. No mida see tähendab tegelikult ja miks on istikuid vaja ümber istutada ja mida see ümberistutamine tähendab või mida tähendab juurehooldus? No juurehooldus tähendab seda, et istikute juured lõigatakse läbi, et kes siis millega teeb, et kui on suured puud juba, et siis lõigatakse seda hüdraulilise labidaga läbi täiesti terve perimeetri ulatuses, kui on väiksemad istikud, võib lõigata ka sellise pika spetsiaalse labidaga need juured läbi. Ja eesmärk on see, et juured reageeriksid täpselt samamoodi nagu hekki pügamisele reageerib hekk, et juured hakkaksid harunema, et siis sellisel juhul saadakse korralik juurestik. Kui on paljasjuurne istik, siis selle näeb ostja kohe ära ja tal praktiliselt nagu puudub pretensiooni esitamisõigus, sellepärast et talle öeldakse nii, sa nägid, mida sa ostsid ja see kehtib kõikide nähtavate defektide kohta, kuigi seal on ka väiksed nüansse veel. Aga kui on nüüd mullapalliga istik või konteineristik, et millel ei ole siis tegelikult need defektid vaadeldavad, et vot need siis on need, mille kohta siis pretensioon esitatakse. Ja siin on näha, et keegi ei keela tegelikult müüa ka väiksemaid taimi, et väiksemate taimedega, esimene suurusklass on ju 4–6, et kes koduaeda tahab osta ja sõiduauto pagasnikus ära tuua, et siis selle kõrgus on alles 2–2,5 meetrit tegelikult, aga ka sellel peab olema juurestik, et kui tal on kaubanduslik kvaliteedi kategooria juba olemas, siis ka sellel peaks olema tehtud juurehooldust. Ja vaat siin tuleb nüüd mängu see 3 ja üksteisele järgneva suurusklassi jooksul. Vaata, puu ei pruugi nii vanagi olla, et seda 3 korda koolitada saad, aga kui ta kõigepealt oli suurusklassis 1–2 sentimeetrit, siis 2–4, siis 4–6, vaat 1 kord peab ta seal olema ümber koolitatud, sest 3 suurusklassi on läinud. See on päris keeruline asi välja mõelda või lahti mõtestada, et mida see tähendab, aga kui te nüüd vaatate standardis punktile 4.1.9 otsa ja pikalt mõtlete, siis te jagate välja, et mis selle taga siis on. Nii. Ja kui me veel räägime nähtavatest defektidest, siis muidugi kõik need defektid, mis on seotud siis istiku maapealse osaga,
Ja nähtav defekt on ka see, et kas mullapall vastab nõuetele või kas konteiner vastab standardis antud mõõtudele, just mõõtudele. Ja näiteks niisugune nõuistik on ka defektne, mille vee äravoolu avadest, põhja vee äravoolu avadest läbi on juured juurdunud tegelikult kasvatusplatsi pinnasesse või läinud läbi geotekstiili, millega see pinnas on kaetud, et see on absoluutselt defektne. Ja vot see on olnud nähtav defekt ja väga vaidlemiseks õigust ei annagi. Ja siin ma nüüd selgitan mõningaid termineid, mis tulevad standardis ka ette, et ma seda tüve juba mainisin, et siin vasakul pool on siis näha niimoodi, ma hiirega osutan, et see on tüvi, see osa siin niimoodi ja standardis on siis ka öeldud, et kui kõver see tüvi tohib olla ja vot kui kõverus on siin võra osas jätkuvas tüves, mida nimetatakse tüve pikenduseks, siis sealt teda ei mõõdeta. Aga mida ei tohi siis olla? Ei tohi muidugi olla siis kahvelharusid ja konkurent latva ja neid ei tohi olla, et need on standardis ära keelatud. Sinistest joonistest siis vasakpoolne on kvaliteetne tänavapuu ja parempoolne siis on kõlbmatu tänavapuu, sellepärast et tal puudub tüvepikendus. Ja pargipuudele kehtivad natukene teised nõuded, keegi ei ütle, et tänavapuud ei tohiks pargipuuks kasutada, aga standardist te leiate ka pargipuu nõuded ja siin on siis see mitmetüveline puu, mis on nüüd uus mõiste standardis, et vähemalt 3 enam-vähem võrdset tüve poole meetri kõrguselt umbes peaks ta siis arunema, et seda on standardis kirjeldatud. Ja nüüd ma näitan siin ka mõningaid selliseid probleemseid puid, et tegemist on tegelikult remmelgatega ja mis puu ta siis nüüd on, et ta ei ole ju ei läbiva tüveline, sellepärast et tüve pikendus puudub. Oksad on ju vaiast paljundatud istik, et oksad on nüüd küll oksad, aga tal puudub ju täiesti võra, mille oksad kasvaksid välja tüve pikendusest, et võra oksad peavad kasvama välja tüve pikendusest, aga siin niisugust asja ei ole. Nii et täiesti praakistikud, aga ostes olid nad vaadeldavad ja vaidlemise võimalust ei olegi eriti. Siin on siis niisugused defektid, et küllalt väikesed joonised, et tüve läbimõõt on liiga peenikene võrreldes kõrgusega, nii et ta ei suuda isegi oma võra üleval hoida, et sellega juhtub siis niimoodi, et väga suure tõenäosusega lihtsalt see puu murdub ära lumekoormusel, võib-olla tänavu talvel ongi murdunud, möödunud suvel tehtud pildid on need. Siis siin on näha, et puudub ka tüvepikendus on selle parempoolse joonise peal, et oksad ei tule ühtlaselt tüvest välja ja on ka liiga palju tagasi lõigatud, et ma lasen natuke kiiremini edasi. Vot ja siis, mis on veel nähtavad defektid, on siis ikkagi mullapallipakend, et kas ta on kasutatud, see on üks väga oluline asi, et kui on mullapalliga puu, siis ta peab olema pakitud biolagunevasse kangasse, extrude-kangasse ja ta peaks lagunema mullas 1 aasta jooksul, vähemalt 1 aasta jooksul. Ja seda võib siis toetada galvaniseerimata metallist traatkorviga. Standard lubab säilitada mullapalliga taimi välja kaevatuna. Ja siis on lubatud pakkida neid taimi ka nüüd lagunemata materjalist kangasse, et ta ei seisa muidu üle talve koos ja kukub laiali see pall. Eesti puukoolid seda ei tee ka, et nad kaevavad välja, mujal maailmas seda tehakse, et kui on kasutatud mitte lagunevat kangast, et siis peab see olema märgitud pakendi peale ja siis see peab olema ka antud kaasa veel selle istikuga siis etikett ja ta peab olema etiketil ka ja peab olema selgitus, kuidas käituda mitte laguneva kangaga. Kui seda ei ole, siis tuleb seda varjatud defektiks lugeda, sest tarbija ei pea tegema analüüse. Et siis niisugused, kägistusjuured on varjatud defektid ja mõnikord istutatakse puu mullapalli eelmise potiga ja seda kõike tuleb ette. Varjatud defektiks võib olla ka mõne taimehaiguse või kahjuri olemasolu. Ja siin on siis näha, et missugune peaks olema nüüd see taime juurestik, et hoolimata sellest, et kui ta on paljasjuurne, siis on ta näha, aga kui ta nüüd on mullapalli sees, siis kontrolli huvides võib mõnikord ka juurestiku puhtaks pesta ja vaadata, et mis sealt välja tuleb. Kui on ilus juurestik, et siis läheb nagu oma kahjudesse, kui on
kolejuurestik, siis saab nõuda pretensiooni. Ja vot niisugune ta ei tohi olla, et siin on üks 5 meetri kõrgune mänd, enam-vähem üle 100 neid istutati, kõikidel olid siis sellised juured, Narmas juurestik puudus ja välja nemad läksid viimane kui üks, mitte ühte kasvama ei jäänud. Ja ei tohi siis olla ka selline juurestik, et mida ei olegi nagu õieti ja siin on siis keerdjuurestik, siin on selgesti näha, et see on konteinertaim olnud, et juur ei ole väljunud konteinerist ja tegelikult umbes 90 puud, nendest üle poole sai hukka tegelikult, et puud ei suutnud kasvatada sellise juurestikuga ja isegi kui nad läheksid ajutiselt kasvama, siis see puu on tormihell, et ta ei pea tormidele vastu. Siin on üks pilt Tartust, Mägimänni potitaim on maha istutatud, et 2 aastat kindlasti on möödas, et ega enam ei saa pretensioone esitada, aga neid asju peaks siis suutma ette näha. Ja need õigusaktid, mis siis aitavad, et need on siis tarbijakaitseseadus ja võlaõigusseadus ja need õigusaktid kehtivad ka siis teeninduse kohta. Ja üks probleem on nüüd see, et need kehtivad eraisikule, sest firmad, et kui on nagu 2 juriidilise isiku vaheline tehing, et siis öeldakse niimoodi, et juriidiline isik ei ole tarbija. Et siis küll tuleb esitada pretensioon, aga järgmised sammud on tegelikult siis juba kohtuvaidlused, kus juures ekspert peab siis ütlema, et kes siis paha oli ja kes süüdi oli. Nii ja see institutsioon, kuhu siis esitatakse, on siis tarbijavaidluste komisjon, kuhu esitada. Selle ma ütlesingi ära, et mida ettevõtted peavad tegema. Ja nüüd natukene lisaks sellele isikute loole me jõuame rääkida ka siis istutamisest natukene, et mis siis kõige olulisem istutamisel on, et kui meil on standardne istik, et siis meil on juba õnnestumine peaaegu ette määratud, et õnnestub. Kui me ei tee järgmist viga, et me istutame ta liiga sügavale ja istuta teda just puhtalt ehitusprahi sisse siis. Nüüd igavene küsimus on, et mida teha mullapallipakendiga, et kas nüüd see kangas ära võtta või siis mitte ära võtta, seda küsitakse kogu aeg. Kui on absoluutselt teada, et on istutatud laguneva kanga sisse, siis võib selle lahti võtta ja istutsaugu põhja lükata, et tuleks esimene eelistus on eemaldada, aga standard ütleb, et eemaldada sel juhul, kui mullapall on stabiilne. Eestis väga palju stabiilsete mullapallidega istikuid saada ei ole. Et tehiskiudu sisaldav pakend tuleb siis alati ära võtta ja ma siit näitan nüüd natuke hirmu ja õuduse pilte, et siin on siis nüüd Tartu lähedal üle 20 hobukastani, et kõigepealt istutatud olid nad siis, see konkreetne puu on üle 40 centimeetri sügavamale, sest et ei ole võimalik teda kõrgemal istutada, ta ju ei püsi püsti, sest tal ei ole juuri all. Ja kõik need puud kuivasid ära tegelikult 5 aasta jooksul, nad kasvasid järjest väiksemaks, kuni lõpuks üksteise järel kuivasid. Ja vot siin on nüüd näha, et 5 kasvuperioodi on möödas ja tegelikult ei ole see mullapall, et see on müüdud lagunematu kangaga mullapalliga ja mullapall ei ole üldse hakanudki lagunema, ei ole mingeid ilminguidki lagunema. Nii ja siis, et sellest istutusest ma nüüd väga pikalt, et mis on erinevad uutest ja vanadest, uues ja vanastandardis, ma sellest väga pikalt ei räägi. Aga ma nüüd vastan siis sellele küsimusele, et kuidas siis istutada nii ja toimida nii, et istutatud puud hästi kasvaksid. Et siis punkt 1, vali kvaliteetne istik, treeni oma silma, et istiku kvaliteeti õigesti hinnata, võrdle standardiga ja järgi siis standardist toodud istutusjuhiseid ja need on seal üpriski hästi lahti kirjutatud ja kindlasti tuleks siis silmas pidada, et oleks fikseeritud siis järelhoolduse kohustus järelhooldusperioodil, mis kestab tegelikult 2 aastat, et on olnud juhuseid, et puu saab maha, aga kellegi asi ei ole siis järelhooldus. Ja niisugune tõde veel, et puu on istutatud alles siis, kui tema on kasvama läinud ja kust me teame, et ta kasvab, kui ta on kindlalt juurdunud ja ei kõigu seal teda natuke lükates, kõigutades ühelt küljelt teisele ja ta on istutusšokist üle saanud ja taastunud on siis liigiomane juurdekasv. Ja puud tänavad vastutustundlikku istutajat ja mina tänan kuulajaid.